palvetame ühe hetke ennem, et tõesti meie südameks olla valmis, et me võiksime ammutada Jumala käest ja õppida täna. Isa, me tuleme sinu ette Jeesuse nimel, isa, me palume, et sa võiksid täna inimeste elusid muuta, panna oma sõna nende südamesse, et nad võiksid olla avatud ootusega ja põnevusega ja näha, kuidas sina teed oma vaimu läbi tööd, muutes, tervendades, taastades inimeste elusid. Isa, ma tänan sind, et sinu sõna ei tule tühjalt tagasi, vaid ta teeb seda, milleks ta on läkitud, toob esile tervenemised, toob esile elu muudatused. Tänu sulle, isa, et sinu sõna on vägev ja võimas, purustama ikkeid, lõhkuma kuradi tegusid. Tänu sulle, isa, et sina tood tervenemisi. Tänu sulle, isa, Jeesuse nimel. Aamen ja aamen. Nii, kui sa oled nüüd järjest jälginud, siis ma olen siin tegelenud erinevate teemadega ja eelmine kord rääkisin käte peale panemisest. Kui sa saanud kohal olla, siis kõik need juttused on üleval ka meie koguduse koduleheküljel audios ja mingi aja pärast tulevad nad videos ka, sellega natuke läheb võib-olla aega vahest. Nii, aga täna hakkan tegelema niisuguse teemaga, mille pealkirjaks on õliga võidmine. Õliga võidmine. Mul on kohe hea otsida siit samast, meil on üks harjumus, et meil on ka siin üks õlipudel olemas. Siin kantsli all kogu aeg seismas. Aga vaatame natuke seda teemat, just mida piibel räägib sellest. Ja natukene vaatan ka laiemalt, mitte ainult seoses tervenemisega. Ja võid teha laulude raamatu 23. laulu ja 5. salmi lahti. Laulude raamat 23.5. Üsna tuntud laul, paljudel on see meeles, võib-olla isegi mõnel ka pähe õpitud. Laulud 23 ja salm 5. Üks asi, mis ma soovitan sul seda laulu lugedes meeles pidada. See laul ei räägi sellest, kui me ühel päeval saame olema taevas, vaid see räägib tänasest meie maapealsest elust. Kas või see kirjakoht juba ütleb seda väga selgelt. Ta ütleb, sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pea õliga, mu karikas on üleni täis. Sul ei saa taevas olema mitte ühtegi vastast. Järelikult see ei saa rääkida meie taevasest elust, vaid see räägib tänasest elust, kus me oleme siin maa peal. Aga me näeme, et ta katab meie ette laua meie vastaste silmal ja siis ta ütleb, sa võiad mu pea õliga, mu karikas on üleni täis. Saame aru, muidugi on tegemist siin võrdpildiga ja kui Jumala sõna kasutab võrdpilte, siis need on ilmselgelt võetud sageli ka loomulikust elust. Nüüd tänasel päeval meie kultuuris enam väga palju levinud ei ole. Üldiselt, ma tean, mõndes kultuurides ja mingitel perioodidel on levinud, et mehed kasutasid oma juustes õli selle jaoks, et oma soengut sättida. Tänasel päeval on igasugused muud vahendid ja mis iganes asjad olemas, aga ka sealses piirkonnas kasutati õli. Pluss siis lisaks sellele, et nad õli lihtsalt kasutasid endale soengu sättimiseks, nad kasutasid seda ka selle jaoks, et loomadele, kus ta määriti pähe, ütleme siis lammastele ja võib-olla ka härgadele, meil on üks teine kirjakoht ka, mis sellele viitab, siis see hoidis eemale kõikvõimalikud putukad ja igasugused parasiidid ja igasugused sääsed ja sellised tüübid, kes jäid selle õli külge kinni ja nad ei tahtnud sinna maanduda. Et selles mõttes oli nende jaoks niisugune kaitse. Nüüd vaatagi laulud 92.11. Siin räägitakse ka natukene õlist. Jällegi see võrdpilt, mis siin kasutatakse, lähtub ka tolleaegsest kultuurist. Laulud 92.11. Taavet ütleb siin niimoodi, aga minu sarve sa oled ülendanud nagu mets härjal. Ma olen võitud värske õliga. Me näeme siis, ta toob välja, et ta on võitud värske õliga. Nüüd ilmselgelt siin see ei räägi niivõrd füüsilisest õliga võidmisest, vaid me näeme, siit hakkab sisse tulema juba see teine element, me näeme, et õli on väga sageli püha vaimu sümboliks piiblis. Kui räägitakse õliga võidmisest, või siin ta roob veel lausa veel värske õliga võidmisest, siis see räägib ühest värskest püha vaimu ligialust, püha vaimu võidmisest, niisugune sõna on ka meil piiblis olemas, mis on just see sama sõna, mida kasutatakse ka õliga võidmise kohta. Nüüd me näeme, et see viitab siis püha vaimu ligiolule, kui räägitakse ka õliga võidmisest juba vanas lepingus. Nüüd vaatame 1. Saamuli 16.12.
ma jõuan ka tervenemise juurde, ma lihtsalt tahan selle sissejuhatuse siia teha, et meil natuke oleks üldisem pilt sellest asjast, sellest õliga võidmisest. 1. Saamueli 16:12, siin Jumal läkitab Saamueli Taavetit kuningaks võidma. Ja erinevad tema vennad käivad tema eest läbi ja Saamuel nagu ei olnud sellest päris kindel, kes see nüüd siis peaks olema, kelle ta kuningaks peaks võidma. Ja lõpuks Jumal juhatab teda sellesse kohta, kus siis tuuakse kohale see Taavet, kes kel oli üsna nooruke, nagu siin ütleb veel ilusate silmadele punapalgeline, loen siit samast siis 1. Saamuli 16:12. Ja Iisai läkitas mehed ning laskis ta tuua, siis jutt on Taavetist. Ta oli punapalgeline, ilusate silmadega ja kauni välimusega. Ja issand ütles, tõuse ja võia teda, sest tema on see. Ja Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda ta vendade keskel. Ja issanda vaim tuli võimsasti Taaveti peale, alates sellest päevast ja edaspidi, ja Saamuel tõusis ning läks Raamasse. Nüüd me näeme seda, et siin õli kasutati siis selleks, et keegi lausa ametisse õnnistada, nagu me oleme Uues Testamendis kasutanud väljendit, siin nad kasutasid siis võidmist. Saamuel võidis teda vendade keskel. Nüüd, kui sa vaatad seda õlikogust, siis see on lihtsalt huvitav fakt, et ilmselgelt see ei olnud niisugune liigutus, mis meie tänasel päeval võib-olla teeme sageli, et inimesi säästa, on see, et teeme võib-olla näpu õliseks ja siis paneme otsa ette see. Kui tegemist oli terve sarve täiega ja kui jutt oli sellest, et teda võiti, siis seda ilmselgelt valati ikka korralikult pähe kohe. Nii et ta oli ikka üle pea ja üle kogu oma olemise ikka õline täiesti. Nüüd ma ei ütle seda, et see on see tingimata vajalik asi selle tervenemise juures, sinna me jõuame hiljem, aga me näeme seda, et nad ei olnud sellega väga kokkuhoidlikud. Et kui me räägime võidmisest, siis see õli oli tema üle. Aga kõige olulisem selle kirjajoha juures ei ole mitte see õli, vaid kui sa märkad, siin ta ütleb, ja issanda vaim tuli võimsasti Taaveti peale alates sellest päevast ja edaspidi. Nüüd me näeme, et see konkreetne füüsiline tegu, see, et see õli võiti või valati siis selle Taaveti peale, see tõi tema ellu midagi, mis oli üleloomulik, mis ei olnud nähtav silmaga kohe. Tegelikult oli muidugi tema elus ka nähtav, aga me näeme, tema üle tuli võidmine. Nüüd see võidmine tähendas jumalikku varustust. Tema puhul siis, et olla selles ametis, olla siis kuninga ametis, täita Jumala antud ülesandeid, teha seda, milleks Jumal teda on kutsunud. Ja see on seesama asi, mis tuli tema üle just selle tõttu, et kui teda võiti õliga. Et me näeme, et püha vaimu sümboliks on õli, aga samas püha vaim on see, kes siis hakkab seda midagi tegema siis, kas siis imet või toob oma ligiolu, toob oma tarkuse, oma üleloomuliku varustuse sellega kaasa. Et me ei tohiks oma silmi suunata niivõrd selle õli peale, selle välise konkreetse sammu peale, vaid selle peale, mis toimub selle tõttu inimese elus. Me näeme siin siis, Taavet võiti ametisse ja selleks kasutati õli. Ja seda võid näha tegelikult sarnaseid situatsioone varem ka veel. Me näeme, kui Saul omal ajal õnnistati ka ametisse, siis ka tema puhul kasutati õliga võidmist jällegi. Nii et me näeme seda Piiblis päris mitmetes situatsioonides. Nüüd jõuame nüüd Uude Testamenti ja vaatame siin just seoses tervenemisega, mida on räägitud õlist. Ja Markuse 6. peatükk, 12. salm. Nüüd, kui sa oled uurinud Piiblit, just Uut Testamenti ja ka kirjasid, siis meil ei ole väga palju kirjakohti, mis räägivad õli kasutamist haigete teenimisel. Mina olen leidnud neid tegelikult 2 tükki. Nüüd ma 100% garantiid ei ole, me kõik üle kontrollinud, kui mõned ei ole topelt, ütleme, aga ma ütlen siis 2 konkreetselt juhtumit, millele viidatakse või asja, millele viidatakse siis Piiblis. Uues Testamendis ma ütlen siis. Üks nendest on siin siis Markuse evangeeliumis, see kirjakoht. Võimalik, et sellel on paralleelkirjakohad ka olemas, sa võid ise vaadata teistes evangeeliumites. Aga ta ütleb Markuse 6.12. Siin räägib siis Jeesuse jüngritest ja ütleb nende kohta sellisel kombel. Ja nad läksid välja ja kuulutasid, et tuleb meelt parandada. Ja ajasid palju kurjevaime välja ja võitsid palju tõbiseid õliga ja tegid nad terveks. Me näeme siin siis, et Jeesuse jüngrid juba kasutasid haigete teenimisel või haigete terveks tegemisel õli. Nüüd vaatame seda konteksti, kui sa saad aru sellest, kuidas Jumala sõna räägib tervenemisest, siis see õli ei olnud see, mis tervendab,
vaid Jumal oli see, kes tõi tervenemise. Me saame aru muidugi, teatud õlidel on võib-olla mingisugune niisugune nii-öelda raviomadus, selles mõttes, et sa määrid seda naha peale, see teeb su naha pehmemaks või sellist tüüpi asi. Nüüd ma ei räägi sellest midagi, sellel ei ole midagi sellega pistmist siin, mis siin juttu on. Amen. Ja see ei ole vale võib-olla kasutada seda, ma ei tea, selleks, et oma nahka pehmemaks teha või mingisuguseid muid selliseid praktilisi asju. Aga see ei ole seda tüüpi tervenemine, millest siin jutt on. Amen. Ja me näeme siis, et nad võitsid palju tõbiseid õliga ja tegid nad terveks. Nüüd meil ei ole Uues Testamendis kirja kohta otseselt, kus Jeesus oleks kasutanud haigete teenimisel õli. Nüüd see ei tähenda seda, et me ei või seda kasutada, sest et meil on vähemalt 2 kirja kohta, hiljem tuleb veel üks, mis on kirjades ja mis on ka siin, kus me näeme, kui Jeesuse jüngrid seda tegi. Nüüd ma võiks sellest järeldada, mul ei ole küll sulle seda tõestust anda, aga siiski tehes järeldusi, kuna Jeesus lasi ka oma jüngritel siiski teha seda, mida ta ka ise tegi, siis ma võiks eeldada, et Jeesus siiski kasutas ka õli haigete teenimisel ja kuna meil piibel ütleb, et kõiki Jeesuse imetegusid ei ole meil piiblis kirjas, mis ta üldse tegi, siis väga võimalik, et oli ka mitmeid juhtumeid, kus ta kasutas siiski ka haigete teenimisel õli. Mul ei ole tõestavat kirja kohta olemas, aga see on lihtsalt puhtalt järelduse küsimus. Aga ikka see oma tähtsust, kui see on piiblis sees, me võime seda ikkagi kasutada. Amen. Ja me näeme siin siis Jeesuse jüngrid kasutasid haigete teenimisel, haigete terveks tegemisel õli. Amen. Ja me näeme siin siis, nad võitsid palju tõbiseid ja tegid nad terveks. Me näeme siis, nad kasutasid seda palju. Väga paljude puhul kasutasid seda, nii et see, kui see on siin piiblis olemas, siis see on asi, mida meie võime ka praktiseerida. Nüüd lähme Jakobuse kirja 5. peatüki, 14. salmi, mis on siis see põhikirja koht, mille ümber ta täna keskendun põhiliselt. Ja ma näen kõigepealt 13. salmi. Alati on hea lugeda konteksti. Vahetevahel me oleme harjunud mõningaid salme lugema ja me võib-olla ei vaata, mida seal ennem seda on mainitud ja missuguses kontekstis see on öeldud. Ja sellepärast on see tark seda teha, sest vahetevahel ongi see, et me just oleme harjunud neid lugema mingil kombel ja me näeme sealt ainult ühtesid asju, kui me loeme konteksti, me äkki avastame, et seal on päris mitmeid olulisi asju. Ja kui täna hakkasin seda kirja kohta ka lugema, siis mul oli ka just südames, et lugeda kogu konteksti, millest see kirjutatud on. Ja 13 salm ütleb niimoodi. Nüüd kiri on kirjutatud Uue Testamendi kogudusele või kristlastele siis, see tähendab ka meile. Kui ütleb, kui kellelgi teie seast on vaeva, siis ta palvetagu, kui kellelgi käsi hästi käib, siis ka ta laulgu kiituslaule. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad ja need palvetagu tema kohal ja võitku teda õliga issanda nimel. Ja usupalve päästab tõbise ja issand teeb ta terveks. Ja kui ta on pattu teinud, siis see antakse temale andeks. Tunnistage üksteisele oma eksimused ja palvetage üksteise eest, et saaksite terveks. Õige inimese vägev palve suudab palju. Nüüd hakkame selliseid salme nüüd ükshaaval lahti nagu hakseldama, et näha, mis need detailid siin on. Kui sa ise piiblit ka uurid, siis võta aega, et süüvida kirjakohtadesse, süüvida sõnadesse, süüvida kõigisse nüanssidesse. Kui need on meie kirja pandud Jumala sõnasse, siis on selle jaoks, et me võiksime sellesse süveneda. Sest et see sõna, mida sa paned tähele, mida sa nii-öelda sügavuti vaatad, on see, mis läheb su südamesse ja see on see, mis hakkab imesid tegema su elus. Amen? Lihtsalt pinnapealne üldine kuulamine ei pruugi sinu elu muuta. Jumala sõnasse süüvimine on see, mis toob ime. Ja vahetevahel see süüvimine ei ole ainult ühekordne sündmus, see ei ole üksik koosolek, see on sageli tundide, vahest päevade viisi, see on võib-olla vahest isegi kuude viisi, kus sa süüvid asjadesse, siis hakkavad asjad muutuma, hakkavad tulemused tulema. Ja tegelikult meie kogu kristlik elu peaks olema see, et me tahame õppida Jumalat tundma. Ja see on pidev asi tegelikult. Et ära pinnapealselt kunagi suhtu Jumala sõnasse. Nüüd vaatame siin siis. Kõigepealt ütleb, kui kellelgi teie seast on vaeva, siis ta palvetagu. Nüüd kes palvetagu? See, kellel on vaeva. Nüüd see on üks asi, millega on vahetevahel kristlased nagu tegelikult endale probleeme isegi tekitanud. On see, et nad tahavad väga paljud asjad lükata enda kaelast teiste kaela ära. Mul on probleemid, pastor, palveta mu eest. Nüüd see ei ole vale
pastoril palvetada sinu eest. aga sa märkad, siin selles kirjakohas on kirjutatud, kui kellelgi teiste seast on vaeva, siis ta palvetagu. Miks pärast, sest et meil on vaja aru saada seda, et me ei ela enam vana lepingu ajal, kus selleks, et Jumalaga suhelda, on vaja minna preestri juurde ja siis preester teeb sinu eest teatud tüüpi ohvriteenistuse ja teatud asjad, et sina saaksid siis oma patud andeks ja saaksid nii-öelda oma suhte Jumalaga justkui korda. Täna võid sina ise minna Jumala ette. Jumal kuuleb sinu palvet ja teeb seda, mida sina palud. No aga pastor, õige oleks hea, et ka sina paluks. Miks pärast? Kas Jumal sind ei kuule? Meil mõlemad oleme Jumala lapsed, sina oled Jumala laps ja mina olen Jumala laps. Tema kuuleb sinu palvet täpselt samamoodi nagu minu palvet. Sest me läheme mõlemad tema ette Jeesuse nimel, mis meil on antud, ehk siis selle sama volitusega. Kui Jeesus palus, siis ka meie võime paluda. Kui Jumal kuulis Jeesust, siis ta kuuleb ka sind. Ja Jumal ei tee vahet isikute vahel. Ja meil tuleb aru saada seda, et me võime ise enda eest paluda. Me saame aru, kui inimene on just kristlaseks saanud ja ta võib-olla veel ei oska ja võib-olla ta veel ei mõista asju. Aga kui me oleme aastaid kristlased juba olnud, siis see ei ole enam korrektne, et me kogu aeg laseme enda eest paluda kellelgi teisel. Et kui koosolek lõpeb, siis on kõik kristlased ilusti reas kuskil altari juures ja siis pastor palub nende eest ja selle eest ja tolle eest ja kolmanda eest. Nüüd ma ei ütle, et see oleks vale panna inimestele käsi peale tervenemiseks või nendega koos paluda, aga see ei tohiks olla põhiline viis, kuidas meie oma asju ajame. Oled sa siin või? Me peame aru saama sellest, et me peame võtma vastutuse. Meil on olemas suu peas, meil on olemas Jumal, sinul on see sama Jumal, kes minul on, mul ei ole paremat Jumalat. Amen, see kõlab võib-olla väga tobedalt niimoodi öelda, aga et me võime kõik suhelda Jumalaga. Nüüd ma ei taha sellega öelda seda, et me ei või panna inimestele peale, kohe me käsi peale, kui me räägin sellest, aga me saame aru saama seda, et see rõhuasetus on pandud sellele, et see inimene, kes vajab lahendusi, ka temal on vaja midagi teha. Vahetevahel ka tervenemisega seoses on just see sama probleem, et inimesed tulevad võib-olla ka koosolekule kohale, pastor, mis sina nagu saad mulle teha? Et tee mind terveks. Just sellise mõtlemisega. Mina ei tee sind terveks. Jumal on see, kes sind teeb terveks ja sinu silmad peavad olema Jumala peal, mitte minu peal. Või siis kellegi teise jutlustaja peal, kes iganes parasjagu kõneleb. Just sellisel viisil me peame mõtlema ja see on oluline, sest et inimesel on vaja, nagu öeldakse, haarata usus kinni Jumalast, mitte haarata usus kinni jutlustajast või pastorist. Sest et Jumal on see, kes sind teeb terveks ja siin on sellest hiljem ka juttu väga selgelt. Niisiis, kui kellegi teie seast on vaeva, siis ta palvetagu. Kui kellelgi käsi hästi käib, siis ta laulgu kiituslaule. Meil on nii tore ülistusgrupp koguduses. Nemad laulavad. Mina ülistuse ajal, lihtsalt, ma üritan ka kaasa laulda, ma nii hästi ei oska laulda. Kes peab teadma kiituslaule? Sina. Amen. Mitte see, et me ülistusgruppi ei või sind juhatada selles laulmises või kiitmises. Aga iva on selles, et sinul endal on vaja minna Jumala ette, anda talle ise ülistust, anda talle ise austust, kiita teda, tänada teda, just sellisel viisil, nagu sina seda oskad. Mulle meeldib see vanemate kirikutes on sageli see, kui on kirjutatud see laulu nimi ja siis öeldakse, et nüüd omal viisil laulame. Siis mina mõtlen seda, et igaüks laulabki siis niimoodi parasjagu temal just see välja tuleb. Tegelikult see päris nii ei ole mõeldud, see lihtsalt on natuke vanem eesti keel. Me saame aru, et see viitab sellele, et see on selle laulu omal viisil. Aga ma olen just seda mõelnud niisuguse väikse huumoriga, et igaüks laulab siis nüüd sellel omal viisil, mis temal parasjagu just tuleb. Nüüd, ja Jumal ei ole sellega üldse probleeme. Amen? Temal ei ole sellega probleeme, kui sina laulad omal viisil. Tema tahab sinu kiitust ja ülistust kuulla, mis tuleb südamest. Amen? Ta ei taha kuulda sinu lauluoskust. Ta ei taha kuulla seda, kui hästi see viis hakkab pidada. Teda ei huvita see tegelikult. Sest Piibel räägib seda, et me peame vaimus ja tões ja seda ei ole mitte sõnakistki mainutud, et see peab olema korrektselt iga noot paigas. Mitte seda, et ma ütleksin seda, et me ülistus peaks hakkama kõik mööda laulma, aga iva on selles, et vahest inimesed panevad oma silmad ka kiituse ülistuse puhul täiesti valesse kohta. Nad mõtlevad seda, et ülistus on siis vägev, kui see kõlab nii-öelda super hästi, kui see on ilusti filigraanselt lihvitud, kõik on noodid on paigas ja kõik pillid on paigas ja helikõla on paigas ja kõik asjad on, nagu öeldakse, selline nagu supersalvestus, mingisuguses salvestusstuudios tehtud.
Ja tegelikult Jumalale ei pruugi niisugune asi üldse meeldida, mitte niivõrd see salvestus ei ole halb, aga küsimus on selles, et kui inimeste süda selle asja sees ei ole, olgu ta filigraanne kui iganes, siis Jumalale see korda ei lähe. Et sellepärast ongi seesama, et kui kellelgi käsi hästi käib, siis ta laulgu kiituslaule. Nüüd vaatame selles kontekstis edasi. Ta ütleb, kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad. Ma teen meelega siin pausi selle koha peal. Kes peab kutsuma koguduse vanemad enda juurde? See, kes on haige. Nüüd tänasel päeval meil on väga lihtne ja mugav asju teha. Mingisugune probleem on, meil on telefoninumber teada, võtame aga telefoni ja helistame, et kas sa saaksid mu juurde tulla. Nüüd, kas sa tead seda, tol ajal neil ei olnud telefoni. Ei olnud isegi mitte traadiga telefoni või niisugust kodus, nagu meil varem olid need. Niisugust asja ei olnud ka. Ei olnud ei SMS-i, ei Messengeri, ei mis iganes muud suhtlemismeetodit. Kuidas siis see, kes haige on, pidi kutsuma, et koguduse vanemad enda juurde? Võimalik, et ta võis saata sõna kellegi teisega, aga ta siiski pidi minema kellegi teise juurde, kas või isegi oma naabri juurde, ütlema, et kuule, kutsu koguduse vanemad minu juurde. Oota siin. Ta pidi tegema selle omapoolse pingutuse, ükskõik kui pikk see maa oli, ta pidi midagi selleks tegema, et see inimene võiks tema juurde tulla. Tegelikult tuleme täpselt, siis on öeldud need inimesed isegi lausa. Ma ei ütle seda, et üks koguduse vanem ei või paluda selle inimese eest, aga siin on viidatud siis, et ka koguduse vanemad, need võib ka mitmeid olla selle asja juures. Aga me näemegi, see on väga oluline just selle juures, kui inimene tahab abi saada, kui inimene tahab näha imet oma elus, siis ta peab aru saama, temal on väga oluline osa selleks, et see ime võiks sündida. Ja see oluline osa on see, et ta tegutseb tegelikult usus. Miks ta kutsub need koguduse vanemad enda juurde? Sellepärast, et ta usub, et kui tema eest palutakse ja kui teda võitakse Jeesuse nimel õliga, siis ta saab terveks. Sest kui sa vaatad, see on see skeem või see eeskuju, mida siin meile antakse, ja siis me näeme, ta kutsugu siis enese juurde koguduse vanemad ja siis ta ütleb, mis nemad teeksid siis? Esiteks, need palvetagu tema kohal ja võitku teda õliga issanda nimel. Et kui me teame Piiblis, keda meil nimetakse siis suure tähega issandaks, see on siis Jeesus. Enam seda, et kui need koguduse vanemad siis tulevad, nad kutsutakse kohale, nad kutsuti tollal siis kohale kellegi teise nii-öelda kutsel, arvatavasti võib-olla see haige läks lausa ise nendeni, mis iganes moodi. Aga näeme seda, et tal oli mingisugune samm vaja endal teha ja nüüd nad tulevad kohale ja siis nad paluvad, ta ütleb, et tema kohal, võimalik, et nad panid ta peale käed, sest meil on Piiblis õpetatud, haigete peale me paneme käed ja need saavad terveks, aga me näeme, nad ka võiavad teda õliga. Ja nad teevad seda issanda nimel. Nüüd üks asi, mis selle juures inimesed, kristlased on sageli ära unustanud selle väljendi, kui öeldakse Jeesuse nimel, siis mõndade jaoks on see kujunenud niisuguseks nagu kombetalituseks või niisuguseks fraasiks, mille peab ütlema palve lõppu. Lõpetama oma palve, nüüd me peame ütlema Jeesuse nimel. Nüüd, see ei ole vale sinna ütelda, aga miks sa seda ütled? No öeldakse, et me peaksime ju Jeesuse nimel palvetama. Oot, aga mis see tähendab? Mis tähendab Jeesuse nimel? Meil Eestis tänasel päeval, kui sa näiteks annad oma auto kellelegi teisele kasutada sõitmise mõttes, siis sa ei pea enam tegelikult kirjalikku volitust päris kirjutama. Mingid aastad tagasi oli veel niisugune reegel, et kui sa tahtsid oma auto kellelegi teisele kasutada andma, sa pidid kirjaliku volituse kirjutama, oma andmed selle paberi peale, selle inimese sinna andmed peale, siis andsid selle paberi selle inimesele kaasa ja oma autodokumendid ja siis nagu see inimene võis sellega sõita. Nüüd me näeme siin, et selles situatsioonis siis ütleme, autoga sõitmise puhul siis oli see sama volitus vaja anda. Ja see oli tegelikult, mis ta tegi? Kui see inimene sõidab selle teise inimese autoga, siis ta tegelikult, kui tema peaks tegema sellega õnnetuse või rikkuma liikluse eeskirju, siis tegelikult see trahv või karistus mingil kombel tuleb tegelikult selle auto omaniku kraesse. See on üks tarkus, mida tasuks meeles pidada, et kui sa peaksid oma autot välja laenama. Näiteks kiiruse ületamise puhul, siis see kaamera näiteks, kui ta pildistab sind, siis tema ei tea, kes seal autos sees on. See tuleb auto omaniku kraesse, see trahv. Aga okei,
nüüd mida ta tegigi? Nüüd ongi seesama näide sellest, et ta sõitis selle autoga minu nimel. Vaat see on seesamagi, et sa teed midagi nii-öelda kellegi teise volitusega. Ja kui me näeme, et kui ta ütleb, et ma Jeesuse nimel võitku teda, see tähendabki, et Jeesus on volitanud meid seda tegema. See on Jumala sõnas kirjas ja Jeesus on Jumala sõna ja tema on meid volitanud seda tegema. Ja nüüd lisaks sellele, mitte ainult volitanud, vaid see tähendab seda sama, et kui meie seda teeme, siis see oleks sama hea, kui Jeesus on seda teinud. Üks asi, mis vahetevahel inimestel tekitab segadust, ma just mingi aeg tagasi tegelesin ka ühe looga piiblis, kus on juttu sellest koja ülema sulase tervenemisest. Ja meil on erinevates evangeeliumites sellest samast loost erinevad lood ja ühes loos on kirjutatud, et tema ise tuli Jeesuse juurde ja rääkis siis oma lugu. Ja teises loos on kirjutatud, et ta saatis oma sulased Jeesuse juurde ja need rääkisid tema loo. Ja siis tekib selline küsimus, et see on nagu vastuolu. Et kas piibel saab olla iseenesega vastuolus? Kumbad siis tulid Jeesuse juurde? Kas siis tema sulased tulid temaga rääkima või tuli ta ise siis Jeesuse juurde? Nüüd siin ongi üks asi. Jumala sõnas ja ka ütleme, tol ajal oli see väga selge arusaamine. Kui keegi oli läkitatud kellegi poolt, siis oli täpselt sama hea, kui see inimene oleks ise tulnud. Kui meie palume Jeesuse nimel või võiame Jeesuse nimel, see tähendab seda täpselt sama, et Jeesus oleks nagu ise seda teinud. Amen. Ja nüüd, kui sina palud, ütled Jeesuse nimel, see tähendab seda, et Jeesus kirjutas sinu palvele allkirja alla. Ehk siis ta ütles, et jah, see on nii. Muidugi see eeldab seda, et see, mis sa palud, on Jumala sõnaga kooskõlas, sinna me jõuame hiljem. Aga siiski, kui see on Jumala sõnaga kooskõlas, siis tema on kirjutanud oma allkirja alla sinna. Kui me ütleme Jeesuse nimel, siis Jeesuse allkiri on sinu palvel all. Ja Jumal kuuleb seda selle pärast. Ja küsimus ei ole selle fraasi kordamises, vaid küsimus on selle volituses uskumises. Sest igale palvele me ei pruugi võib-olla isegi öelda Jeesuse nimel lõppu, aga kui me usume seda, et me teeme seda Jeesuse nimel, selle sama volitusega, mis tema meile on andnud, siis Jumal kuuleb meid täpselt samamoodi, nagu ta kuulis Jeesust. Ja kuuleb tänasel päeval ka Jeesust. Piibel viitab sellele, et Jeesus palvetab meie eest ka tänasel päeval isegi taevas olles. Amen. Aga sellegi poolest me siis peame meeles pidama, et kui me võiame kedagi inimest Jeesuse nimel, siis on see sama hea, nagu Jeesus oleks pannud selle inimese peale selle õli võidmise. Amen. Ja sellel on samasugused tulemused, nagu tema seda omal ajal tegi, nagu ma võin vähemalt järeldada. Nagu tema jüngridki seda tegid ja nagu meile seda on õpetatud. Amen. Et see on üks asi, mis me peame meeles pidama, kui öeldakse Jeesuse nimel. See ei ole kombetalitus, see ei ole palve lõpufraas, vaid see tähendab midagi väga olulist. See tähendab volitust, mis sulle on antud. See tähendab volitust, millega me seda on tegemas. Ja sina võid selle sama volituse baasil võtta ka oma tervenemise vastu. Amen. Sulle sünnib see Jeesuse nimel. Amen. Ja siis nad võitku teda õliga issanda nimel. Nüüd me näeme, siin on siis see sama konkreetne tegu, see füüsiline tegu siis, et nad võiavad teda õliga issanda nimel. Nad palvetavad tema kohal ja võiavad teda õliga issanda nimel. Nüüd pane tähele, mis toimus selle tõttu? 15. salm ütleb, ma olen ikka siin Jakobuse kirjas. Ütleb, ja usu palve päästab tõbise ja issand teeb ta terveks. Nüüd pane tähele, siia ei ole kirjutatud ja õli teeb ta terveks. See on väga oluline tegelikult. Ja inimesed ajavad selle sama õliga võidmise just selle asja segamisi. Nad arvavad seda, et see õli puudutus on see, mis teeb selle ime asja neile. Nad tunnevad seda õlipuudutust ja võib-olla vahest see on seisnud kuskil päikese käes ja siis ta on soe või midagi taolist või see on kuidagi eriline kogemus. Ja Jumala vägi võib puudutada sind selle kaudu ka täiesti füüsiliselt tuntavalt, aga see ei ole see, mis sind terveks teeb, vaid sind teeb terveks, mis ta ütleb siin? Ja usu palve päästab tõbise ja issand teeb ta terveks. Nüüd see sõna päästab tegelikult, me võime seda täpselt samamoodi tõlkida, aga ta tervendab. Mitmed tõlked tegelikult kasutavadki seda sama fraasi siin, mitte ainult lihtsalt päästab, vaid ka tervendab tõbise. Tegelikult üldse, kui sa näed seda sõna päästma või päästetud saama, siis tegelikult seda võib tõlkida mitmes kontekstis mitme sõna, kui sa tahad. Nii terveks saama, näiteks kui see sama, et sa saad päästetud, me oleme eestikeelne kasutab sõnaga, saad õndsaks, siis tegelikult selles samas sõnas on ka sees, et sa saad terveks. Selle sama sõna tähendus nii-öelda, meie eesti keel võib-olla ei väljendada sellisel kombel, aga kui sa mõtled seda, siis tegelikult kui sa saad päästetud, siis sa saad päästetud ka haigustest ja tegelikult see sisuliselt sisaldab seda selles. Nüüd
usupalve siis päästab või tervendab tõbise ja issand teeb ta terveks. Niisiis me näeme, et usupalve on see, mis toob tervenemise. Õli ei tervenda. Siis vahest mõned inimesed küsivad, et aga pastor, mis õli ma peaksin kasutama? Mul üks tuttav käis Iisraelis ja tõi mul sealt seda erilist püha õnnistatud õli, mis ta sai sealt ühel tänava pealt osta, väikses topsikeses ja maksis selle eest karmi raha 10 eurot selle väikse pakikese eest või mis iganes. Ma ütlen rumalus. Isegi kui sa tahad, ka mootoriõli töötaks, aga ma ise ei kasutaks seda sellepärast, et seda ei ole eriti mõnus inimese ihu peale panna. Sest et see ei ole see, mis tervendab. Usupalve on see, mis sind teeb terveks. Ja selleks ei ole vaja tuua Iisraelist mingisugust erilist õli. Kui sulle meeldib muidugi sealt suveniiri kaasa osta ja keegi ei keela sul seda kasutada, aga kui sinu usk läheb sellesse, et see Iisraeli õli sind tervendab, siis sa oled tegelikult natukene juba paigast ära läinud, et see läheb kohati isegi natuke maagia ja veidike kultusega nii-öelda teemadesse. Sest me hakkame uskuma mingisse asjasse, mis tervendab, mitte Jumalasse, kes tervendab. Jumal kasutab õli, aga usupalve on see, mis sind teeb terveks, mitte õli. Õli ei tervenda sind. Rõhutan seda väga oluliselt. Väga oluline on seda. Õli ei ole see, mis tervendab. Ja meil on siin mingisugune, seda vist kasutatakse tavaliselt mingi massaažiõlina. Ja ausalt ei ole mul probleemi sellega. Lihtsalt see pudel sattus meile pihku ja kasutame seda. Kui sa tahad, sa võid kasutada oliiviõli, sa võid kasutada mis iganes päevalilleõli, sa võid rapsiõli, mis iganes. Ma kasutaksin rohkem toiduõli tüüpi asja. Oliiviõli võib-olla on kõige paremini säiliv asi selles mõttes, kui sa hoiad seda pikalt kuskil pudelis seda lahti teinud. Teised õlid võivad aastate jooksul sul natuke veidraks minna mingi aja jooksul. Ka tegelikult vist oliiviõli läheb ka lõpuks, aga lihtsalt see on selline praktiline asi. Et aga ausalt öeldes ei ole vahet. Kui sul muud pärast ei ole, võtta automootorist. Nüüd ma ei ütle seda, et sa pead seda tingimata tegema, see on mustalt huumoriks öeldud. Aga sest õli ei ole see, mis tervendab. Vaid usupalve, aga me kasutame seda kontaktpunktiks, me kasutame selleks, et see on nagu püha vaimu sümbol, võrdpilt ja sellel samal hetkel, kui see õli sind puudutab, sa võtad usu läbi vastu selle, mis Jumal oma sõnas on tõotanud. Nüüd, mis asi on usupalve? See on ka igaks juhuks vaja lahti seletada, sest muidu vahel inimesed on ka selle asjaga suhtes natukene nii ja naa. Kui ta ütleb, et usupalve päästab tõbises, me näeme, piiblis on terve hulk erinevaid palveliike. Vaata vahel inimeste jaoks nad on palve, et nagu kõik läheb ühte patta kokku ja kõik on ühte moodi. Ei ole päris nii. Meil on erinevad palveliigid piiblis olemas, selle nõuaks võib-olla pikemalt lahti õpetamist, aga meil on piiblis juttu, ma lihtsalt loen mõningaid palveliike, üks neist on näiteks usupalve, siis selle alla läheb ühe palvena on ka nõustumispalve, kus 2 inimest koos nõustuvad usus paludes mingi asja eest. Siis meil on olemas piiblis selline asi nagu anumispalve, mis siis palutakse kristlaste eest, nende vaimuliku kasvu, Jumala tundmise, selliste teemade puhul. Siis meil on piiblis olemas selline asi nagu eestpalve, mis enamasti palutakse uskmatute inimeste eest, nende eest, kes ei tunne Jumalat, või siis ka nende inimeste eest, kes on patus elamas. See on siis eestpalve sageli. Nüüd, siin tegelikult üldjoontes võib-olla ongi enam-vähem see nimekiri, meile võime kõigil nendel asjadel on veel erinevad küljed ja nüansid võib-olla, aga üldjoontes need on siis ka olulised asjad, mis me palvest võiksime teada. Niisiis usupalve, eestpalve ja anumispalve, või kuidas iganes, mis järjekorras sa seda loed siis. Need on siis 3 niisugust põhilist tüüpi, on kindlasti see, et veel on võõrastes keeltes palve ja erinevad niisugused asjad, aga need on tegelikult selle alaliigid. Nüüd, kui ta räägib usupalvest, siis oleks hea vaadata, kus meil piiblis on usupalvest juttu. Ja teeme lahti 1. Johannese 5.14. Eelmisse kohta võidi mingisuguse järje vahele lasta, ma tulen sinna tagasi veel. 1. Johannese 5.14. Ütleb, ja see on see julge avameelsus. Et siin selle koha peal paljud tõlkid kasutavad ka väljendit, see on see julgus või kindlus, mis meil on tema ees. Räägib siis Jumalast tema ees. Et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid.
ja kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. Me võime näha, see on tegelikult üks usupalve eeskujusid, muidugi me võime seda laiendada tegelikult ka teiste palveliikide peale, aga siin on siis esiteks esimene asi, kui me räägime üldse palvest, kõigepealt tuleb kindlaks teha, kas see, mida me palume, on Jumala tahe. Palve ei ole selle jaoks, et katsetada või üritada teada saada, kas see on Jumala tahe või ei ole Jumala tahe. Vahest mõni inimene palub, et Jumal, tee mind sellest haiguseks terveks ja kui midagi ei sünni mingi esimese päeva või 2 või 3 või nädala jooksul, siis ütleb, vist see ei olnud Jumala tahe. Nüüd me ei tee Jumala tahet kindlaks oma kogemustega. Me peame Jumala tahte leidma kust kohast? Jumala sõnast. Kus sa saad teada, mis mina tahan, mis mina soovin? Sa pead küsima mu käest, eks ju? Ja mina ütlen sulle. Nüüd, kuidas sa võid teada, mis Jumal tahab? Sa pead küsima tema käest ja tema on sulle ütelnud oma kirjutatud sõna kaudu seda. Sest see, mis ta on oma sõnasse kirja pannud, see ongi juba tema tahe meie jaoks. Kui me leiame nüüd piiblist, et Jumal tahab meid terveks teha, või kas me võime selle sealt leida? Võime küll leida, selleks sa pead minema eelmistesse tervenduskooli õpetustesse tagasi, mis ma olen rääkinud. Jumal tahab kõiki haigeid terveks teha. Ta ütles pidajatõbisele, ma tahan, saa puhtaks. Jeesus siis ütles seda. Ja kui ta ütles seda ühele, siis ta on sellega öelnud seda ka kõigile. Jumala tahe ei muutu ja ta tahe on kõigi inimeste jaoks ühesugune, sest et ta ei tee vaheta isikute vahel. Järelikult me võime teada, et Jumal tahab kõiki terveks teha. Nii nüüd meil on Jumala tahe teada. Nüüd me palume tema tahtmist mööda. Kui me räägime usupalvest ja haige inimese eest palumisest, siis palume, et Jumal tee ta terveks. Täiesti niimoodi võime paluda. Siis me võime teada, selle kirjakoha põhjal ta kuuleb sind. Mõndele inimestel meeldib võtta mõned Vana Testamendi tsitaadid ja öelda, et Jumal, kuule minu palve häält. Tee Jumala tahe kindlaks, siis ta kuuleb sind. Me saame aru, nüüd sa pead aru saama, vana leping on natuke teises situatsioonis, kui on meie uus leping. Mitte see, et nagu öeldakse, see oleks kuidagi halb leping olnud, aga ta on teistsugune hoopis. Nad ei olnud tol hetkel Jumala lapsed. Amen. Ja nemad ei saanud, nagu öeldakse, sellisel kujul minna Jumala ette, nagu meie tänasel päeval võime minna. Et me võime teada, et kui me palume midagi tema sõna kohaselt, ehk siis tema tahte kohaselt, ta kuuleb meid. Ja sellepärast sina kristlasena ei peaks korrutama, Jumal, kuule minu palve häält, Jumal, kuule minu palve häält, ma ei tea, Jumal, sa vist ei kuulegi mind. Kui sa palusid tema tahte kohaselt, ta ütles, ta kuulis sind. Aga kust ma tean, et ta kuulsis? Ma ei tundnud midagi. Me ei tee kindlaks seda, kas Jumal meid kuuleb selle järgi, mida me tunneme, vaid tema sõna ütles, et ta kuuleb meid. Amen. Ja see ongi piisav. Kuidas sa saad kristlaseks? Ma tunnistan oma patud üles, ütlen, Jeesus, sina oled minu issand. Võtan sind oma ellu vastu, kuidas iganes see palve siis sõnastud oli. Aga kus sa tead, et sa päästetud said? Mul lahkus sugu koorem minu õlgadelt ära. Kas piibel ütles seda, et kõik, kes tema vastu võtsid, nendel lahkus nagu koorem õlgadelt ära? Nüüd see võis sinu kogemus olla, aga ta ütles, et need, kes usu temasse, need saavad päästetud. Need, kes tema vastu võtavad, need saavad päästetud. Kui sina uskusid temasse, ütlesid, Jeesus on sinu issand, võtsid tema vastu, tunnistasid, et Jeesus on surnust üles äratatud, muuseas, ka sa tead seda, Jeesus on täna ka surnust üles äratatud juba, paljudes kirikutes ta sureb tänasel päeval ära, vabandage minu väljendust, aga ta ei sure ära suurel reedel ja meil on põhjust rõõmutseda täna. Mõned inimesed on nii traditsioonides kinni ja nagu suurel reedel peaks olema kurva näoga ja ahastusega ringi käima. Ma ei leia, et ma saan aru Jeesuse surmast ja see oli midagi hämmastavat ja midagi imelist, mis Jumal on meile kinkinud. Aga me ei pea käima igal aastal suurel reedel ringi ühe kurva ja ahastuse näoga ja depressiooni näoga ja leina näoga. Oled sa siin või? Meie lein on ammu läbi. Jeesus on surnust üles tõusnud ja me ei leina enam ja me ei hala ja me ei virise ja me ei hädalda. Amen. Kiitus Jumalale. Amen. Nii et homme on ka ta surnust üles tõusnud. Amen. Ta ei tõuse pühapäeval surnust ülesse. Amen. Okei, las ta olla see traditsiooniga, kuidas on ja mul ei ole midagi meile vastu, et pidada ülestõusmist pühi. Sa võid rahulikult oma lastega koos neid mune värvida ja panna omale jänkukesed ja panna igasugused rohukesed ja mis iganes veel pannakse ühte ja teise kolmandasse kohta. Ma arvan, see ei ole katastroof. Kui sulle meeldivad need asjad,
selles ei ole mingit probleemi. Meie poisid on juba natukene suuremaks kasvanud, mõningad aastad tagasi nad tahtsid ka hoolega neid mune värvida, küll olid meil igasugused topsid ja asjad ja kõik seal värviti ära ja me pidime poode ringi otsima, kust saab ka neid valgeid mune. Ja tänasel päeval on kanad juba selgeks saanud, et aprillikuuks tuleb valged munad muneda. Ja kõik poed on ilusti valgeid mune täis. Okei, las olla sellega, kuidas on. Ma ei ole sellest aru saanud, kuidas see võimalik on. Muul ajal nad kuidagi kaovad müügilt ära, aga kuidagi aprilli, ütleme, sõltub sellest, kus see ülestõusmispühad on siis, märtsi lõpp või aprilli algus, kus iganes on, siis nad äkki ilmuvad kuskilt välja, nad hakkavad eriliselt kuidagi valgeid munema. Okei. Las olla nende traditsioonidega. Need on minu meelest täitsa omas kohas ja põhiline on see, kui sa tead selle asja sisu. Me mingil kombel ei peaks halvustama seda, et Jeesus on surnud meie eest. Me peaksime sellest teadma, mis see on. Amen. Ja see ei olnud tema jaoks lihtne. See ei ole ilmselgelt tema jaoks raske. Aga see ei anna meile mingit põhjust, et me peame depressioonis ja ahastuses ja täiesti leinas olema sel päeval. Ma tean, mõnedes riikides või kohtades isegi ei lubata sel päeval väga mingeid rõõmsaid üritusi teha isegi. Meil on hakanud ka see vahest kohast sisse ronima, et mõned inimesed ei julge enam mingisuguseid rõõmsaid üritusi teha sellel reedesel päeval. Ma ei leia, et see õige oleks. Jeesus on surnust üles tõusnud. Amen. Kogu aeg ja me elame seda elu. Amen. Okei, las see olla, selle kõrvalteema, see ei olnud mu põhiteema, aga siiski see on hea see sisse panna. Niisiis ta kuuleb sind. Seda palusid Jumala tahte kohaselt, Jumal tahab sind terveks teha, palusid Jumal, tee mind terveks. Või siis selles situatsioonis, kui me räägime õliga võidmisest, siis see koguduse vanem või koguduse vanemad panid sinu peale õli ja palusid sinu kohale, ütlesid, isa, tee ta terveks. Mida nüüd juhtus? Jumal kuulis seda palvet. Amen. Nüüd, mis veel edasi juhtub? Ja ütleb ju, kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, vastavalt siis kontekstile tema tahte kohaselt, eks ju. Jumal ei kuule palvet, mis ei ole tema tahte kohane. Anna mulle kast viina, Jumal ei kuulnud. Ei kuulnud. Vaatsa siin, ma tean, see on võib-olla absurdne, kõige absurdsem asi, mida võiks keegi paluda, ma ei ole kuulnud, et üks kristjan oleks niisugust asja julgenud paluda. Vaatsa siin. Aga võib-olla on mõningaid muid rumalusi, mida inimesed vahest teadmatuses paluvad. Vaatsa siin. Aga ma ei hakka sinna minema. Aga me peame veendunud olema, et see on Jumala tahe. Ja Jumala tahe on tegelikult väga paljudes asjades, ta tahab teha. Ta tahab sinu vajadusi täita, ta tahab sind terveks teha, ta tahab sind aidata. Ja neid asju on väga palju ja meil on piiblis sellest mitmetes kohtades kirjutatud neid asju. Kui sa oled näinud selle, siis see on sinu palve aluseks. Jumal on seda ütelnud. Ühes või teises kirjakohas ta on ütelnud seda, see on tema tahe minu jaoks. Ta on ütelnud, ta on seda kellelegi teisele ütelnud, siis see kehtib ka minu kohta. Amen. Sest miks on piibel kirjutatud meile, miks me peame lugema veritõbisest naisest ja miks me peame lugema Jairusest? Mõni ütleb, mis see mind puudutab, see on ju veritõbi naine, oi, see on Jairus ju. Ei, see puudutab küll sind väga otseselt. Sest Jumal tahab seda sama teha, mida ta tegi neile, ka sinule. Amen. Kui sina vajad seda, vajad imenit, siis sa pead samamoodi, nagu ta tegi veritõbise naise, terveks tegelikult täpselt öeldes, veritõbine naine haaras ise usust kinni sellest imest. Samamoodi ta teeb sulle ka. Amen. Samamoodi nagu ta äratas Jairuse tütre surnust ülesse, kui sinul on ka vaja keegi surnust üles äratada, äratab ka sulle ülesse, kui vaja on. Amen. Nii. Siis ta ütleb, et me teame, et siis ta kuuleb meid kõiges, mida me palume. Ja siis ta ütleb, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. Nüüd me teame eesti keelt natuke, eks ju kindlasti. Selle kirjakoha järgi, kui me oleme ausad, me paneme traditsioonide sisse, millal on need palved meil käes? Loe minu koos. Siis me ka teame, et meil on käes. Nüüd millal? Kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. On käes, on oleviku vorm. Või tegelikult, ma ei tea, kas selle asja nimi on lausa enne minevik või mis iganes. See on küll toimunud asi, on see inimene. Tähendab seda, et kui sina ütlesid oma palve lõppu, isa, ma palun, et sa teeksid mind terveks ja ütlesid oma aamenni, siis vastavalt sellele kirjakohale on see sul käes. Pastor, mis sa räägid? Kuule, aga ma ei tunne ennast ju paremini. Valu on ju alles. See probleem on ju alles. Arstid ütlesid mulle ju seda.
kuidas see mul käes on? Aga siin ta ütleb, et see on sul käes. Nüüd siin ongi seesama, mismoodi usk funktsioneerib. Vaatame ühte teist kirja kohta. Markuse 11:24. See on tegelikult üks võti, kui sellest aru saad. Ja see on asi, millega seoses, millest tegelikult väga paljud ei ole tegelikult isegi kristlased aru saanud. Paljud ütlevad, me oleme usuinimesed, ma olen usuinimene, ma olen usklik, ma usun. Nüüd, aga sa tegelikult tead, mis tähendab uskumine. Ja me tegelikult oleme seda ühe korra oma elus vähemalt kasutanud, kui isegi mitte rohkem. Aga vahel me ei anna enesele aru, mida me teinud oleme. Ja kõige esimesel korral, kui sa said kristlaseks, sa tegelikult kasutasid seda. Ja siin ta ütleb, sellepärast ma ütlen teile Markuse 11:24. Nüüd Jeesus räägib siin selles kontekstis, kus ta on ütelnud sellele viigipuule, et see ära kuivaks, kui keegi on sinust vilja söögu, ja siis see on ära kuivanud ja järgmisel päeval ta selgitab neid usuprintsiipe oma jüngritele lahti ja nüüd ütleb selles kontekstis, sellepärast ma ütlen teile. Ta ütles seda sel hetkel küll oma jüngritele, aga peame meeles ka, me oleme tema jüngrid, ütleb seda ka meile. Kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile. Võtame selle ilusti lahti, jälle mulle meeldib siin vaadata neid ajavorme, miks pärast, sest et see on oluline. Kuna eesti keeles meil on natukene nende ajavormide moodustamisega natukene väga sarnaselt moodustatakse ühtesid samu asju, ajavorme. Nüüd siis ma ütlen sulle siin need ajavormid lõppu, kuidas ta oleks tegelikult täpne. Teised tõlked toovad selle ilusti välja, need erinevad ajavormid, kuna mitte asi selles, et eesti keel oleks vale, vaid lihtsalt eesti keeles tulevikku ja olevikku nii-öelda väljendatakse ühtemoodi teatud situatsioonides ja sellepärast ma ütlen seda siin. Ta ütleb, sellepärast ma ütlen teile, kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate olevikus. Ja siis see saab teile tulevikus. See on see, mismoodi see on kirjutatud. Niisiis, usupalve on see, sa teed kõigepealt kindlaks, mis on Jumala tahe, siis sa palud seda ja sa võtad selle seal samas kohas vastu. See on sinu oma. Sa usud, et sa oled selle saanud. Nüüd ma ei ütelnud sinna, ja sa teeskled, et sa oled selle saanud. Ja sinna ei ole kirjutatud, ja siis sa pead mängima, et sa oled selle saanud. Või siis sa teed näo, et sa oled selle saanud. Või siis sa üritad teistele seda selgeks teha, et sa oled selle saanud. Ei, sinna öeldud, siis sa pead uskuma, et sa oled selle saanud. Toome nüüd selle kõige tuntumasse situatsiooni. Kuidas saadakse päästetud? Inimene tuleb, ütleme siis kogudusse, võib seda mujal ka paluda, see ei ole tingimata kogudusse alati vaja teha. Kellega koos tavaliselt on seda lihtsam teha, eks inimene võib-olla ei ole esimest korda palunud. Ütleb, et talle, et ütle minu järgi. Ja ütleb, isa, ma palun, et sa annaksid mulle minu patud andeks. Jeesus, ma tunnistan sind oma issandaks ja päästjaks. Jumal, võta mind vastu oma lapseks. Ma tänan, et mul on igavene elu. Nii. Mida ta peab uskuma nüüd? Et ta patud on andeks saanud. Millal? Sel samal hetkel. Kas tal on mingisugune füüsiline tõestus selle kohta? Mis nägu on üks inimene, kelle patud on andeks saanud? Kas ta on teistsugust nägu, kui ta ennem oli? Võib-olla ta on rõõmsam, aga see ei ole see, mis öeldakse, et see on tõestus selleks. Ta peab uskuma, et ta on patud andeks saanud. Mis nägu on inimene, kelle elus Jeesus on issand? Ta ei pruugi täpselt teist nägu olla, kui ta ennem oli. Kui su juuksevärv oli pruun, siis pärast seda palvet on ta ikka pruun edasi. Vaata siin. Ja kui ta oli must, siis ta on pärast palvet ka must edasi. Aga Jeesus on sinu issand. Amen. Jumal on sind oma lapseks vastu võtnud. Kus sa tead, et ta on sind lapseks vastu võtnud? Ta ütles tema oma sõnast seda. Aga mul on teistmoodi tunne. Las selle tundega olla. Aga Jumala sõna põhjal ei ole see tunne määrav. Ma olen näinud inimesi, kes ei tundnud selle juures mitte midagi. Null. Kas nad said päästetud? Said küll, kui nad uskusid. Nüüd see on siin sama printsiip toimub ka siin. Ja inimesed on seda kasutanud oma päästetud saamisel ja kui me tuleme tervenemise juurde, siis nad ütlevad, see on mingisugune imelik, veider printsiip. Ei, see ei ole veider printsiip. See on täpselt samamoodi, kuidas sulle tuleb tervenemine. See on siis sama, kui me lähme nüüd selle tagasi selle kirjakoha juurde, millest ma alustasin Jakobuse kirjas. Paneme selle nüüd kõik kokku, selle ilusti kirjakohad. See on nagu, kui sa oled kunagi matemaatikat õppinud,
Matemaatikas on sageli need mingisugused võrrandid. Ja seal on x-id ja y-id sees. Ja siis tuleb välja otsida, mis see x oleks väärt ja mis see y on väärt ja mis see z väärt on. Ja siis sa paned need x-id, y-id ja z-id sinna kokku ja siis arvutad kogu selle võrrandi välja. On ju nii? Nüüd me leidsime üles need x-id, y-id, nüüd me paneme selle kõik sellesse ühtesse võrrandisse kokku ja nüüd loeme, mis me siit kätte saame. Me võime Jumala sõna täiesti niimoodi käsitleda, kui me võtame piibli kirjakohad ja kontekstis, siis me võime need alati panna sisse, sest meil on piiblis päris palju definitsioone või asju, mis on räägitud lahti, mis asi on usk ja mismoodi usupalvet paluda ja sa paned need asjad sisse, sa ei loe lihtsalt sõnadest üle, vaid sa loed enda jaoks selle lahti, mis siin kirjas on. Ta ütleb, kui keegi teie, ma lähen tagasi siis, 14 salm, kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad. Need koguduse vanemad võivad olla pastorid, need võivad olla ka koguduses lihtsalt juhi rollis või siis ka vaimulikud vanemad inimesed, kes on kauem juba Jumalaga koos käinud. Et siin ei ole otseselt öeldud, et on koguduse pastorid tingimata. Nad võivad olla koguduses pastorid või pastorid, kuidas iganes. Ja ütleb, ja need palvetagu tema kohal ja võitku teda õliga issand nimel. Niisiis, nad tulevad kohale, paluvad tema kohal, võtavad õli, võiavad teda issanda nimel. Ja siis ta ütleb, ja usupalve päästab tõbise. Ja issand teeb ta terveks. Niisiis, usupalve, mismoodi töötab. Kui sa märkad, ennem ma rääkisin sellest, usupalve on midagi sellist, mida meie võime julgelt paluda. See tähendab seda, et isegi kui see pastor sinu eest seda palub, siis on väga oluline see, et see tegelikult väljendab sinu südant. Et sina kirjutad sellele ka alla. See ei ole see, et tema usub. Ei, sinu ülesanne on uskuda. Aga kui ennem oli see tema, et kui ma alustasin sellega, et just kui kellegi teist on vaeva, siis tema palvetagu. Kui kellegi käsi hästi käib, siis tema laulgu kiituslaule. Ja kui keegi on haige teie seast, siis ta kutsub enese juurde koguduse vanemad. Me näeme, kuidas ka tema tegutseb usus, kutsudes neid, ta ootab tulemust, ta ootab imet, ta ootab tervenemist, sellepärast ta kutsub. Ta ei kutsu neid kogeduse vanemaid sellepärast, et lihtsalt nendele oma südant puistata. Otsa siin või? See ei ole sellepärast, mul läks palju kergemaks, kui sain oma mure ära rääkida. Nüüd, kas sa tead, muuseas, piibel sellist asja ei õpeta? See ei ole vale rääkida teistega koos asju, aga me ei pea oma muret teisele ära rääkima. Isegi kui sa räägid oma mure, siis me peaksime koos paluma ja uskuma, et see mure saab korda või see saab lahendatud. Mis sest mure rääkimisest lihtsalt, kui sul ei ole vaja kergemaks, sul on vaja lahendust. Meil ei ole vaja psühholoogilist nagu väikest kohtlemist või sükest pai tegemist. Meil on vaja muutust, meil on vaja imet, meil on vaja lahendust selle olukorrale. Niisiis, aga see pastor või siis koguduse vanem tuleb ja usupalve päästab tõbi. See tähendab seda, et siis nüüd tuleb usupalve paluda. Missugune see usupalve oli? See, et esiteks me teeme kindlaks, mis on Jumala tahe, palume tema tahte kohaselt, teame, et ta kuuleb meid ja kui me oleme palunud selle palve, siis meil on käes. See tähendab seda, et sel hetkel, kui sinu peale pannakse see õli ja öeldakse Jeesuse nimel, isa, ma palun, et tee see inimene terveks, siis sulle tuleb tervenemine, sina otsustad seda uskuda, sa oled saanud terveks tänu Jumala. Amen. Aga mis siis, kui ma ei tunne seda? Lähme jälle tagasi tunde juurde. Aga piibel ütles, et sa oled saanud selle. Samamoodi nagu sa uskusid, et sa said päästetud, said oma patud andeks ja sa ei tundnud võib-olla mitte midagi. Samamoodi oled sa saanud ka oma tervenemise sel hetkel, kiitus Jumalale. See tuli sulle. Amen. See tuli sulle ja see tervenemine ei tulnud mitte õli pärast, vaid see tuli usupalve pärast ja sellepärast sa võid uskuda, et Jumala tervendav vägi tuleb sinu ihusse sel hetkel, kui sinu peale pannakse see õli. Amen. Pole tähtsust, mis sorti. Küsimus on selles, et sina otsustad uskuda, sest sa näed, et Jumal tahab sind terveks teha, Jumal tahab sind vabaks teha, Jumal tahab sinu elu lahenduse tuua. Amen. Ja nüüd me paneme praktikasse selle. Kui sinul on mingisugune häda, mingi haigus või mingisugune probleem, mis iganes selle nimi on, ja sina usud seda kirja kohta, mis siin piiblis on öeldud, ja otsustad uskuda, et sulle saab see tervenemine, siis tule ette. Tule ette praegu ja võta see tervenemine vastu. Ma ei hakka küsima isegi ükshaaval sinu käest, kas igaks üks saab mõne meesterahva veel siia selle taha. Amen. Ma tegutsen sealt usus selle sama kirja koha põhjal. Halleluja. Kiitus Jumalale. Ma ei ole väga vaos hoitud selle õliga, ma ei riku teie riided otseselt ära muidugi. Kiitus Jumalale. Jeesuse nimel. Tänu Jumalale. Jeesuse nimel. Tänu Jumalale. Mõne inimese tabab vägi, sellest midagi, võta see on sinu oma ikkagi. Sa ei pea midagi tundma. Amen. Kas keegi on veel? Tule ette julgelt. Mis iganes laadi haigus see on, see sama sõna põhjal.
haigete peal nad panevad käed ja teile taga seisab keegi inimene ka, et kui sa peaks väest kukkuma, midagi ei juhtu sinuga. Amen. Ja sulle tuleb see tervenemine. Jeesuse nimel, võta see. Halleluuja. Tänu Jumalale, kui keegi on veel, tule ette. Jumala vägi on selle jaoks, sinu üles on uskuda. Tulge siia poole natukene. Halleluuja. Kiitus sulle, isa. Jeesuse nimel. Tänu Jumalale. Halleluuja. Halleluuja. Siis on võidmine veel kohal. Lihtsalt täita inimesi, kes on oma elus nagu selline värskuse, innukuse, põnevuse kaotanud. Tule ta kas või uuesti, kus vaja. Jumala Piibel räägib oma rõõmuõlist. Jeesuse nimel. Ta räägib värskusest. Ma olen võitud värske õliga. Jeesuse nimel. Võta see värske õli. Tule igaks juhuks siia selja taha. Värske õliga. Võitud värske õliga. Kas keegi saaks veel meesterahvast tulla siia selja taha? Võitud värske õliga. Jeesuse nimel. Värske õliga. Võitud värske õliga. Ja me näeme Piiblis räägitakse sellest, et see, kes taevas istub, see naerab. Ja ta ütleb, et tema palge ees on rõõmu rohkesti. See ei ole midagi veidrat, see ei ole midagi eriskummalist, see ei ole mingisugune äärmuslus või mingisugune fanaatilisus. Jumala rõõm lihtsalt tabab inimesi sageli. Ja see väljendub naermisena. Jumal on andnud meile oskuse naerda. Amen. Ja see ei ole midagi veidrat. Amen. See on pühast vaimust inspireeritud naermine. Aposttegude nelipühipäeval, kui nad tulid kokku, nad said täis püha vaimu ja rääkisid võõraid keeli, aga samas Piibel ütleb, et neid süüdistati, et nad on nagu purjus. See tähendab seda, et vahetevahel inimeste jalad ei kanna, vahetevahel nendel on raske liikuda selle juures, aga meil on Piiblis väga palju näiteid ja kirjakohti, kus on räägitud just rõõmust. Piibel ütleb, et rõõmu on rohkesti tema palge ees. Ja ta paneb sulle rõõmu vööks. Ja Piibel räägib lauluraamatus, et kui Jumala rahvas tuli vangistusest välja, siis ta ütleb, et nad olid, nende suu oli täis naermist ja nende keel oli täis hõiskamist. Amen. Ja me näeme seda ja siis ütleb, et Jumal on neile suuri asju teinud ja sellepärast nad olid rõõmsad. Ja nende suu oli täis ja see oli Piibli kogemus, et inimesed saavad täis püha vaimu ja nad ka naeravad. See ei ole veider, nüüd sa võib-olla ei näe seda igas koguduses toimumas, aga see ei tähenda seda, et see ei ole Piiblis. See on piiblik kogemus ja selles ei ole midagi valet. Selles ei ole midagi veidrat, selles ei ole midagi fanaatilist. Sa võid nende käest pärast küsida, kas nendega kõik on korras. Nendega on suurepäraselt kõik korras. Amen. Nüüd see on seesama, sa oled võitud värske õliga, see on seesama Jumala ligiolu. See ei ole mitte see õli, vaid see on Jumala püha vaim, kes teeb seda, kasutab õli. See on selleks kontaktpunktiks, see on selleks asjaks, mis toob selle ime sinu ellu. Amen. Kiitus Jumalale. Rõõmu on rohkesti tema palge ees. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa, sinu läheduse eest ja sinu ligiolu eest. Halleluuja. Tänu sulle sinu püha vaimu võidmise ja õli eest. Tänu sulle, isa. Et sina oled meie seas vastavalt sinu sõnale. Ja see, et kui me usus haarame sinu sõnast kinni, siis me näeme muutusi. Kui me usus haarame asjadest kinni, siis me näeme muutusi. Ja usupalve on see, mis päästab tõbise. Tänu sulle, isa. Mul jäi üks asi veel siin lahti seletamata. Ütleb, usupalve päästab tõbise, issand teeb ta terveks ja kui ta on pattu teinud, siis see antakse temale andeks. Me näeme, meil on kirjakohti Piiblis, kus öeldakse, et kui me patut tunnistame,
siis tema on ustav ja õige ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Aga me näeme siin, et sellist tüüpi palve ja võidmise kaudu Jumal kustutab ka inimese elust patud. Ma usun, et see on kindlasti väga paljus ka just ka nooremate kristlaste jaoks, kes ise võib-olla ei tea või ei oska Jumalaga rääkida oma asju korda. Vaata siin. Ja Jumal lihtsalt sellise teenimise kaudu sageli puhastab inimese elust asjad välja. Amen. Kui sinu elus on midagi valesti olnud, tea, ta on sulle sinu patud andeks andnud. Kui sa ennem ei olnud kindlust, siis selle kirja koha põhal võib tööle, et see on toimunud. Ja Jeesus ütleb, mine ja ära tee enam pattu. Amen. Ta on sulle siin patud andeks andnud. Ta on siin puhastanud kõigest ülekohtust. Amen. Kui tema ligiolu tuleb, tema pühavaimu lähedus tuleb, siis patt peab kaduma. See lahkub. Amen. Ja siin ta ütleb seda. Siis see antakse temale andeks. Amen. Nüüd see ei ütle seda, et ela kuidas tahad, aga me näeme seda, et Jumala andestus on niivõrd suur. Amen. Kiitus Jumalale. Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Halleluuja. Kiitus, isa. Õliga võidmine. Amen ja amen. Lõpetame täna siin.